Hei armas, täna me hakkame sinuga ehitama ja täpsemalt me hakkame täna ehitama sellist 3D puidudisainiga seina ja me teeme seda siia minu kõrval olevasse seina. Siin veidi kajab, ma selle eest vabandan, aga me oleme minu tulevases maalistuudios / kontoriruumis ja selleks, et minu siuke üks suur ruum saaks tulevikus siis teenima päris mitut erinevat eesmärki, millest üks on siis kodukontor, siis me teeme selles ruumis päris mitu siukest ägedat projekti ja täna me siis alustame esimese siseviimistlusprojektiga. Meil on kips seinas ja laes ja põrandakips põrandal või mis iganes põrandamaterjal. Ja hetkel peame siis teostama neid töid, mida tuleb teha enne värvimist. Et suures plaanis siis, kuhu me selle projektiga jõuda tahame, on see, et ma tahan teha ära kõik puidu nii-öelda mahulised disainid siia ruumi, millest täna siis teeme sinuga esimese või nüüd paari päeva jooksul. Ja seejärel me värvime selle kõik valgeks, et siis näha, milline lõpptulemus on. Sest ma olen alati armastanud tekstuuri ja mustreid ja mitte nii väga värvi ja seda praktiseerimises ka siin. Lisaks teie olete mega palju küsinud, et näita oma tööprotsessi, kuidas asjad sünnivad. Kohe ütlen ära, et mina olen siin majas kindlasti kõige kehvem ehitaja. Poisid on palju paremad, palju professionaalsemad ja teavad, mida nad teevad, aga see ei tähenda midagi. Minu jaoks ei tähenda see seda, et ma seda ei teeks või ei prooviks, seda enam. Kui on midagi, milles ma võib-olla ei ole kõige parem, siis seda paremaks ma tahan saada ja seda rohkem ma tahan seda teha. Nii et minu stuudio siseviimistlus tõesti nii palju, kui see vähegi võimalik on siis minu enda kanda. Ja tegelikult oleme siis eelmises kodus ühe sarnase seina juba teinud. Sarnase ütlen sellepärast, et ma põhimõtteliselt kasutasin sama tehnikat. Ehk siis mahulise puiduga tegin seina peale disaini, värvisin selle ära. Aga vahe oli siis selles, et toon oli tegemist lapsetoaga ja toon on kõik liistud, mida kasutasin siis soetasin poest, et nad oleksid siledad, ühe suurused, et esteetiliselt jääks see tulemus hästi siuke ilus ja siuke perfektne võib-olla on nagu palju öelda, aga hästi korrektne vähemasti. Vastupidiselt siin ruumis ma tahan, et siin stuudios oleks hästi palju loomingulisust, ma tahan, et siin oleks kipakaid asju. Siin on nagu nii seinad ja laed ja kõik on nagu ise moodi ja ise nurga all, sest see on vana hoone ja me ei hakanud seda hoonet kuidagi nagu sirgeks ajama. Nii et see nagu nii, see lõuend siin all on juba päris siuke loov ja sellepärast otsustasime siin siis kasutada pigem vastupidi hästi robustseid materjale, sest need sobivad selle tulemusega, mida ma siin siis lõpuks saavutada tahan. Ja ma loodan, et sa ühel päeval tuled tagasi vaatama siis seda videot ka, kus ma saan terve selle ruumi tuuri teha, aga tänases videos teeme siis ühe ägeda disainseina. Ja sein iseenesest on siis siin, see on ukse kõrval asuv sein, mis hetkel on kipsitatud. Lisaks ma üleile pahteldasin ära suuremad vahed. Liiga palju vaeva ei näinud, kuna nagu ma ütlesin, siin tuleb kõik robustne ja üsna siuke täpselt selline nagu see on, aga lihtsalt kuna siin vahed olid tõesti siuksed suured kraatrid, siis need ma pahteldasin siin enam-vähem ära. Nüüd on see pahtel kuivanud ja paras aeg on siia peale siis hakata disainima. Puidud, mida ma kasutan tänases projektis, on laias laastus siin 2 tüüpi puitu. On siis sellised. Mõõtu ei oska peast öelda, kuna ma ei ole neid ära mõõtnud ega neid soetanud. Need tulid välja siis siin koha peal olnud puitlaudade hunnikust, ehk siis need olid need puitlaudade vahelised liistud. Ehk siis sellised lapikud madalamad ja sellised kuubiku nii-öelda kõrgemad, aga siis rudukujulised või kuubikukujulised. Ehk siis 2 erinevat sorti puitu ja ma tahangi teha selle disaini 2 erineva puiduga. Ja ma tõin siia lihtsalt tunde järgi praegu hunniku, tegelikult meil on neid puite veel. Ehk siis vaatame, palju neid kulub. Ja kes töövahenditest veel, loomulikult on vaja siin kärbsepiitsa, sest mina ei tea, siuke aasta aeg on käes, kus kärbseid on igal pool. Aga tegelikult on siin siis liim. Tegemist on sellise fiksoolliimiga, mis on üsna kiire. Ja mõte on siis selles, et kui ma esimese hooga neid liiste hakkan seina kinnitama, näete ka, siis ma paigaldan nad esialgu liimiga siia seina, sest liimi saab veel uuesti lahti võtta. Ja siis, kui ma olen kindel selles disainis, mida ma tahan, liimi lihtsalt selleks, et nad alla ei kukuks, siis hiljem paigaldan nad klambritega ja näitan kohe väljas siis oma klambripüstolit ka. Loomulikult võib teha seda ka naeltega ja kruvidega, lihtsalt kuna meil on kompressor ja klambripüss,
siis on see kõige lihtsam moodus. Klambripüss meil siis selline niisugune toode. Meil on erinevaid neid püstoli otsi erineva suurusega. Ma kasutan üsna väikest praegu. Esiteks on füüsiliselt kerge, sest need suured on ikka nagu rasked. Ja teiseks mul ei olegi suuremaid klambreid sinna seina vaja lasta kui sellest masinast siis. Ja selline kompressor on meie majas. Ja lisaks siis lõikan neid liiste õige nurga alla sellise saega. Jällegi, kindlasti saaks seda teha ka käsisaega, seda saaks teha mis iganes saak sul siis kodus on. Aga lihtsalt meie jaoks on see mugav, sest see on automaatne, lõikab hästi ja ma saan siin valida ka kraadi, kuna ma juba tean ette, ma olen seda enne teinud, ma tean ette, et enamus lõiked tulevad 90 ja 45 kraadiga, siis siit on hea siis kraadi valida ja õige nurga all lõigata. Kõige esimene asi, mida ma siis teen, on see, et ma võtan selle laiema ja nii-öelda õhema ja laiema listu ja listutan ära kõik selle ruumi äärised, ehk siis kõik 4 leht. Selle jaoks, et kergem oleks ja siis hakata disaini tegema ja hiljem need liiste paigaldada on sellise seina puhul üsna keeruline, eks lihtsam on seda teha kohe alguses. Ja selle ääreliistu puhul mul on liistutükid üsna väikesed, sellest ei ole midagi, kuna nad on samas suuruses, siis ma lihtsalt jätkan neid. Ja need liistud ma tõesti lasen kohe algusest peale selle klambripüssiga seina, sest et ma tean, et selle liistu ju asukoht hiljem muutuma ei pea. Kui kogu seina ääreisi on pandud, ehk siis see süke ääreliist on pandud, siis nüüd on aeg hakata disaini sisse tegema. Kui sinu jaoks on lihtsam, siis ma kindlasti soovitan näiteks võtta paberi ja joonistada see disain sinna peale, mida sa siis tahad, et siin sündima hakkaks. Mina lihtsalt oma vaimusilmas tean, mis disaini ma soovin, et milline see nii-öelda lõpptulemus umbes peaks olema ja kuna mina lähenen kõikidele hästi loovalt, siis ma olen üsna veendunud, et ma lihtsalt töö käigus, arvestades, et ma olen seda varem teinud, suudan sellise tulemuse saavutada, millega mina rahul olen, aga kindlasti on väga palju inimesi, kelle jaoks on lihtsam nii-öelda üles joonistada asjad. Ja kui sa oled siis oma disaini otsustanud, siis on paras aeg hakata liiste planeerima. Ja listude, kui näiteks ma tahan see nurka listu, siis on vaja markeerida siia nii-öelda lõikekohad, aga samas kui sa tahad liist nii-öelda joont pikemat, kui sul on liist, siis on võimalus seda liistugi jätkata, et panna 2 tükki kokku ja siis markeerida nurgad, mis tuleb maha lõigata. Et siin tulebki mängu see hea sae mõte, et kuna mu saak oskab mulle öelda, mis on 45 kraadi ja ma tean, et ma enda lõikeid tahan siis 90 ja 45 kraadi juures, kuna ma tean, et ma tahan hästi kandilist ja sümmeetrilist disaini, aga samal ajal, kui sa tahad võib-olla mingit muud disaini, siis on täiesti okei lõikeid teha ka muude nurkadele, siis tegemist on ülilihtsa projektiga, aga nii põnevaga. Kuna mind tabas vahepeal töö käigus loovushetk, midagi juhtub, siis ma käisin ja virutasin Jimmy seal ülejärgmises ruumis ka ehitab paari praegu. Virutasin tema projektist 2 laudist, puitlaudist ja lõikasin selle siis niimoodi tunde järgi 45 kraadisteks kolmnurkadeks. Ehk siis mõlemad küljed on 45 kraadi vastassuunas. Ja nendest tuleb siis osa selle seinadisaini. Veidi hingeldada, sest tead rasedana see terrassil maas lõikamine on üsna raske. Jooksen puiduga välja, või panen põlvili, lõikan ära, tulen sisse, mõõdan, lähen uuesti, lõikan ära. Hea trenn. Aga nagu mu plaanid ikka muutuvad, ma enne ütlesin, et ma kasutan liimi, et disain panna seina, sest ma ei olnud nagu väga kindel. Või ma olin kindel, mis tulemust ma tahtsin, aga ma ei teadnud, kuidas see siin looma hakkab, aga kuna nüüd ma olen väga kindel oma disainis, siis ma otsustasin, et ma liimi ikkagi ei pane, sest et mul ei ole vaja seda uuesti ära võtta. Et ma tean, mida ma tahan, ma tean, kust ma seda hakkan tegema ja ma vaatan, kui kuskil töö käigus siis tuleb selliseid hetki, kus ma ei ole nagu päris kindel, siis ma panen liimi puidu taha, et saaks siis ajutiselt seina panna. Aga kui ei, siis ma ikkagi teen nii, et ma alustan lihtsalt ja lasen kohe klambriga seina. Ja alustan siis enda disaini siis keskelt, sest minu disaini puhul on nii lihtsam ja kuna see kõik on väga loov, siis ma midagi ei mõõda, silma ja tunde järgi panen ja nii alustan.
Minu keskne disain sai valmis ja nüüd ma teen sellele disainile siis jätku. Nii et sinna ruuminurka ja siia ruumi alla nurka teen sellise pooliku sarnase disaini sama mustriga. Ja siis kahte vastasnurka ma teen lihtsalt hiljem puidust sellised nagu triibud. Näitan siis, aga neid ma triipe pole veel välja lõiganud, sest et need ma pean mõõtma sealt seina pealt. Nii et selline see meie disain siis tuleb. Ma ütlen, ehitus on üks hea teraapia ausalt. Ma iga kord on siuke energiapuust. Et see on ka siuke äge loovtegevus, aga või minu maailmas on vähemasti loovtegevus. Aga ma näitan, minu põhidisain on nüüd paigas. See oli siis see, mida ma oma vaimusilmas ette kujutasin. Sest oli väga äge. Vaata praegu mööda sellest, et puit on erineva paksusega, et see on erineva tooniga. Lõpuks, kui see kõik ühtset värvi värvida, siis see tegelik efekt alles tuleb siis välja. Hetkeda on ta siis nii, aga ta veel veidikene muutub. Ehk siis need olid need puidutriibu nurgad, mida ma tahtsin teha. Ja hetkel on disain siis selline, aga mul on siin veel veidi puidulõike ülejääke. Ja ma kavatsen need ka siis siia panna, sest ma tahaksin, et see keskmine, eelkõige see keskmine osa oleks veidikene selline mahukam ja elavam ja sügavam. Ja sellepärast ma panen sinna sellised väiksed lisalistud, et natukene seda tekitada. Nii ja sellega kuulutan tõesti siis oma seinadisaini valminuks ja täpselt nii minu disainasjad valmivadki. Ehk siis jällegi tunde järgi. Ma tean, mis tunnet ma tahan, et see lõpptulemus minust tekitaks ja see tuli väga hea. Väga selline, nagu ma lootsin. Või natukene parem. Et see imekaunis sein tuleb nüüd värvida. Aga kui te nüüd kodus teete, siis kindlasti. Meil see sein on kõver, aga kui teil jäävad siia vahed, siis kindlasti pange silikooni täis. Siis tõmmake sõrmega ära, et siia ei jääks vahe. Ja kodus saate liimida seda ja siis klambrivüstaga kinni panna või lihtsalt liimida. Ja enne värvimist kindlasti ära puhastada, silikoniga ära täita need vahed. Meie siin ei tee, siis meil ei toas, me lihtsalt teeme selle ruumi jaoks. Ja siis hakkame värvima ja siis, kui see on värvitud, siis te näete ka, mismoodi see välja näeb. Meil tänaseks abilisteks on see taburet, see värvi, ma ei oska küll, mis ta värvipüstol või värvimasin või mis ta see on. Värvipüstoli seadeldis. Värvipüstoli seadeldis. Ja siis sellega hakkame värvima. Sa ammutab oma energia kompressorist või? Jaa, tal on endal siin sees kompressor ehitatud, et ta... Ta eraldi ei tähene kompressori? Ei, tal on juba siin sees siuke asi, mis tõmbab seda, väike kompressor arvatavasti, tõmbab seda värviselt purgist siia voolikusse, siis laseb siit ära ja ülejäänud laseb siit välja. Öeldakse, on õpetuses pandud niimoodi, et pange see eraldi potsikusse. Ja siit tuleb värv välja, siis ma pigem olen pannud kogu aeg samasse, kus see värvi tünni. Siis ma saan seda värvi maksimaalselt kasutada ja mul on vaja pärast ainult üks pott ära pesta või hooldada. Selline on siis see püstünud. Iga peale seda värvi töötlemist tuleb see veega üle lasta puhtaks muidugi jaoks. Ja kasutame selleks Eskaro fassaadi värvi ja kuigi see on puitfassaadi värv, siis meie oleme seni sellega täiesti vabalt ka kipsi peale teinud, näiteks kui on eriti kui on sellised kombo seinad, näiteks kus on puit ja kips mõlemad ja mitte midagi pole juhtunud iialgi, ei ole midagi maha tulnud ja katab väga hästi need. Ta on väga tugev ja hea värv nii kodus kui väljas. Pestav, veekindel ja hästi vastu. Me oleme laes lakki pannud seda ja kõik imeline üks ja sama värv igale poole täiesti sobib. Ta isegi ei lõhna ka nii palju.
ta on vesialuseline ja ta ei lähe. Et see on, noh, meile on see väga sobilik olnud. Igal pool kõik asjad on valged, miks meil on värvid on sellega. Midagi muud ei hakka võtma. Ta jääb igale poole, et külge ka veel kauba. Ja kui lapsed joonistavad seina täis, siis saab seda ilusti korralikult teha ka. Nii, seina lõpptulemus sai siis selline. Loomulikult olekski võinud jätta puiduna või siis puidud näiteks teha liistud mingit teist värvi hoopis, et oleks siuke ka värviga efekt siin, aga nagu ma ütlesin, mina tahtsin. Siit on küll puidu tekstuuri nendel eriti laudistel näha, aga mulle see meeldib. Ma tahtsin, et ta jääks robustne, et ta jääks maalähedane ja ta jääks pigem siis tekstuurne, kui et värv nii-öelda domineerima. Nii et selline. Nii et niuke siis väike ehitusõpetuse video teile. Proovi ka ja kui sa proovid, siis anna kindlasti teada, kuidas läks saada pilte. Ja kui sa tahad meie eelmist seina näha, millest ma video alguses rääkisin, mis siis varem oli meil eelmises kodus Rasmuse toas, siis meie Instagramis majastkoduks.ee leiad ka pildid sellest Rasmuse toa seinast, et siis näed, milline nii-öelda on siuke tubane, viisakas, korrektne sein ja selline sai siis vastupidi siuke robustne ja minu arust väga äge sein. Ja kui sa tahad näha, kuidas ma seda kõike siin hiljem sisustan ja kuidas see hakkab kogu toa disainiga kokku sobima, siis vaata järgmiseid vloge, sest ma vlogides kindlasti näitan, kuidas ma sisustan ja teen siis kogu selle stuudio lõpuni ära. Kuule, aga aitäh, et sa tulid, tule kindlasti ja kui mitte varem, siis laupäeval. Tšau!